Tere ja alustame tänase analüüsiga. Ma tahan teieni tuua siis selle S&P 500 praeguse pildi. Et nagu me näeme, siis graafik on hetkel tühi. Et mul ei ole siin ühtegi kriipsu tõmmatud, ühtegi indikaatorit ei ole peale pandud, täiesti tühi graafik. Selles mõttes, et igaüks näeb seda graafikut nii, nagu ta on õppinud seda nägema. Kui seda vaatab inimene, kes pole kunagi ennem niisugust asja nagu graafikut vaadanud, hinnagraafikut, siis tema jaoks on see lihtsalt mingisuguse kastide moodustis. See, kes on tehnilist analüüsi õppinud ja teab selle kohta nii mõndagi, tema jaoks paistavad siin mingisugused võib-olla mustrid. See sama tugev ralli, mis meil kestis siin nädalaid ja nädalaid, see isegi oli minul üllatuseks, olen aus. Ma tegelikult alguses eeldasin seda sama alla liikumist, et siit alla liikumist, et see pidi olema B-laine siin sees, kolmelaineline ABC ja alla siis oleks tulnud C-laine. Ilmselgelt see oleks olnud liiga lihtne ja turg varus rohkem aega ja sellega ta tõmbas sisse päris palju ostjaid ja selle sama ralliga, mis siit nüüd siis toimus, et väga selline tugev massiivne ralli. Ma olen nagu ennem, kes on mu videosid vaadanud, ma olen öelnud, et agressiivsed liikumised on C-liikumised, C-lained, ehk need lõpetavad korrektsiooni. Kui me näeme nagu tõusutrendis sellist agressiivset liikumist, siis minu jaoks on siin küsimus, kas see, mis algas siit maalt, tuli siia maale. Kas see on uus bull market ehk uus tõusutrendi, kuidas öelda, jätkuv tõusutrend või on tegemist hoopis korrektsiooniga? Korrektsioon reeglina võiks olla jääda allapoole seda esialgset korrektsiooni algust, on ju, esimest liikumist. Turul on alati varuks asju, mida me võib-olla ei tea. Et osad korrektsioonid liiguvad oma B-laines ehk siis teises faasis kõrgemale esialgsest tipust. Ja see sama tipp siin on esialgne tipp. Korrektsiooni esimene faas on siia alla. Seda tähistatakse tähega A siis. Võin siia selle panna peale ka. Siit alg pihta. Et siia all on siis A. Nüüd peaks olema B-laine. Alguses eeldasin, arvasin, et see B-laine on siin. Lõppenud. Ja see tugev langus algab siit. Aga turg väitis vastupidist ja see B-laine jätkus ilmselt siis siia ülesse välja. Et nüüd ma võin suhteliselt suure tõenäosusega seda kinnitada, et see B-laine on läbi, kui see on B-laine. Ja sellele järgneb siis agressiivne C-laine, mis võib siis siia alla 3000 kanti tulla, et peale mida siis tuleb arvestada sellega, et kõik turuosalised inimesed karjuvad, et me läheme, ma ei tea, kui kaugele alla, sest peale selliseid agressiivseid liikumisi tundub kõik väga masendav. Aga vastupidi, et ma räägin, et kui C-laine lõpeb, siis tavaliselt toimub trendi muutus. Nagu siin on C-laine lõppenud, on trendi muutus. Et kui nüüd siis see C-laine, mis siit alla eeldatavasti tuleb, lõpeb, siis me võime ilmselt näha siis trendi muutust.
kõrgemale. Kui see on see, mis tuleb, siis me võime saada siia tasemete juurde selle tagasitõmbe. Panen selle joonega siia kanti 3200. Seda on võimalik projekteerida siia peale. C-lainet siis on A-laine suhtes ehk selle esimese liikumise suhtes. Panen talle siia näiteks laiendi allapoole. Selle siit eest ära. Siis kõige kaugem variant, kuhu ta võib ära paisata, on siis 1,61 tase. On 2 taset põhimõtteliselt. C-tase 1,27 ja 1,61. Kui see on nii-öelda jooksev lapik, siis võib olla, et see C-laine ei tulegi allapoole, vaid lõpeb kuskil siin ja muster jääb siis selliseks. Siit läheb üles edasi. Milline nüüd siit välja mängib, et seda siis aeg näitab, et tuleb siis selle C-lainet analüüsida ja vaadata, milline ta oma olemuselt on. Ta peab olema 5-laineline, tema sisse peab tulema 5 lainet. Tuleb 5 lainet kokku lugeda. Ja kui meil on need koos, siis me saame väita, et C-laine on lõppenud. Selle jaoks ma nüüd lähekski, vaataks siia, mis on juba toimunud selle C-lainega ja mida ma eeldan, et see võiks siis praegult olla. Nagu näeme, siis see kogu liikumine on siin praegult siit tipust toimunud siia alla ära juba. Ma ei tea, kas ma eelmistes videodes olen öelnud, et C-lained algavad ABC liikumisega. Siin on ka väga hästi näha, kuidas meil on kõigepealt turg pannud sisse C-liikumise. Pange tähele jällegi, C-liikumine on väga agressiivne. See ütleb mulle juba ära, et seal tegemist on C-lainega. Ehk siis ma märgin nüüd see ära ka A, B ja C. See on kõige standardsem turu liikumine üldse, ABC. Lihtsalt, kas see on inimese psühholoogia või turudünaamika, me ei tea miks, aga see on kõige tavalisem liikumine, mis turul toimub, ABC. Et kui sa saad A-laine ja hind tiksub üles, siis on see koht, kus enamus agressiivselt müüvad ja siis toimub siis see järsk langus C. Seda me nimetame siis praegult esimeseks laineks. Paranda siia, et see võiks olla siis esimene laine. Selle vastu on uuesti, näed, A, siin sees on B omakorda on ABC. See tundub võib-olla natuke keeruline see kontseptsioon, aga need ABC liikumised on samuti üksteise sees, et on impulss, korrektsioon, impulss. Et siin võiks olla siis 2. Ma eeldan, et see 3. praegult käib. Tuleb 4. ja 5. Et siis ma eeldan, et see fraktaal, mis meil siis praegult käimas on, 5-laineline, et see võiks olla siis kokkuvõttes esimene laine sellest C-lainest. Kui ma suuremat pilti nüüd vaatan, kui see saaks valmis siia selle toetustaseme peale, et kas see annaks meile piisavalt suure C-laine võrreldes siis selle A-lainega. Et pigem ma ütleks, et see võiks olla C-laine esimene laine. Ehk siis peale seda me saame mingisuguse korrektsiooni ja siis me alles liigume edasi. No, siis tuleb alles selle C-laine siis 3. Siis jälle korrektsioon ja siis viimane 5. kapitulatsioonilaine. Et mis viib siis selle, kas ta viib siia alla, kas ta lõpeb parem ära, seda praegu, seda lihtsalt ei tea. Aga projekteerida seda saab ja vastavalt sellele, kuidas info ja mustrid ennast välja mängivad, me mõõdistame pidevalt
vaatame uut infot, mis sisse tuleb ja siis vastavalt sellele siis märgistame need lained ja otsustame siis, kas ta on valmis, mis tasemete juurde ta võiks jõuda. Liiga pikalt ette rutata ei olegi mõtet, lihtsalt vaatame, mis toimub meil praegu siin. Selle asja siis proovime aru saada sellest, mis toimub siin, mis on meie silme ees. Proovime sellest informatsioonist aru saada. Praegu ongi, kui meil on siin 1-2 olemas, siis ma saan projekteerida selle põhjal kohe esimese laine lõpu. Ma projekteerin esimese laine laiendid ja see peaks meile andma siis 3. laine lõpu. Kui siis esimene laine lõppes siin, teine laine on see sama siin, ehk siis see korrektsioon siin ABC, vastused esimest, siis praegu peaks meil toimuma siis 3. laine. Eks olla 1-2 siia ülesse, 1, 2, 3, 4, 5, ehk siis 1, 2, ma panen numbrid peale, võib-olla see on arusaadav. 2, 4 ja kas praegu käib 5 siis? Ma arvan, et see 5 ei ole veel lõppenud. Et praegusel juhul mul paistab, et see 5, ma ei ole siin 100% veendunud, aga 5. laine tuleb siis selline, ja praegusel hetkel vähemalt on ta siin nende joonte vahel, et kui ta ei ole veel seda 2,61% ära testinud, mis tähendab seda, et kui see nüüd tuleb siit alla, testib selle ära, siis võiks see 5. laine valmis saada. Siis selle 3. 5 on ju. Ja mis võiks meile edasi anda siis korrektsiooni, mingisuguse korrektsiooni siis siia 4. ja siis alla edasi. Et praegu ma jälgin siis seda hoolega, et ma võtan volüümi profiili näiteks ja panen siit selle 3. või 2. laine, 3. laine algusest siia alla välja, siis ta annab mulle kõige suurema volüümi ehk tehingute piirkonnad, kus siis on kõige rohkem tehinguid toimunud. Et see annab ühtlasi siin selle sama taseme juures siin kõige rohkem tehinguid, et ma eeldan, et kui me tuleme siia alla ja lõpetame siis selle 3. laine ära, et siis see 4. laine siis võiks tulla kas siis kuskile selle ala sisse, kus on see kõige suurem volüüm, et tehingud on toimunud, et siin on selgelt näha, et see on olnud toetustase, hind on tulnud siia toetunud, siin on toimunud palju tehinguid, ja siis on see hind murdnud seda toetustaset allapoole, nagu näete, ja tulnud testinud seda, ehk sellest tasemest on saanud vastupanu tase. See on väga lihtne kontseptsioon kauplemises, et ma näitan selle siit ära ka, kuidas see tase on vahetunud selles mõttes. Ta on leidnud toetust, ehk siis müüjad on tõsi alla müünud ja siin on siis toimunud edasine kauplemine, peale mida siis järelikult müüjate osakaal oli suurem ja hind murdis selle taseme läbi. Ja kohe peale seda tuli siis üles, näed, ja võttis siit vardaga, on 2 korda võtnud siit need orderid ära, edasi on toimunud siis müümine. Et me võime näha siis suure tõenäosusega, et kui see vastab tõele, see analüüs ja projektsioon, et kui me saame siis selle järgmiseks nädalaks selle ühe liikumise alla, et siis me võime näha järgmine nädal siis alguses, võime näha siis seda korrektsiooni tagasi siia nende tasemete juurde. Ja siis edasi alla liikumist, et ma arvan, kas siis järgmise, ülejärgmise nädala lõpuks, et juba edasi alla. Ma tahtsin just ära näidata ka, et kuhu ma seda projekteerin praegu. Et siin on samamoodi, et kui sa oled, ütleme, et see 3. laine praegult tuli meil 2,618, et see annab meile siis
võimalik, et siis see viimane 5 peaks olema siis kõige suurem variant oleks siis sama mõõt esimese tipust kuni selle 2,62 tasemeni ja ma pean selle siis sellest, ütleme, kus see 4. aine nüüd siin, see korrektsioon lõpeb siin, siis sellest punktist see sama mõõt alla, see võiks olla siis selle esimese faasi lõpp, ehk siis viimane 5. laine, mis siia tuleb, eks ole siis selle toetustaseme peal, mida me siin näeme praegu. Ja see langeb ühtlasi kokku ka selle toetustasemega, mis siin on. Me näeme, kui me päevagraafiku paneme, siis me näeme, ka siit on vastupanu, hinna reageerinud selle taseme juures. Siit on ta läbi murdnud ja on tulnud ja toetnud. Et me näeme, et see on võtmetase, kuhu hind võiks tulla. Ja kus siis ostjad võiks näha mingit pikemaajalist, ütleme, seda taandumist või hinnatõusu. See on praegune selline visioon sellest, mis siin võiks eeldatavasti olla, et aga vastavalt sellele, kui informatsioon sisse tuleb teha siis muudatused, et ei saa ühe kindla versiooni peale väga kindlaks jääda, et pigem anda turule võimalus teha oma asja ja näidata siis, mis ta nagu teha tahab, et no, ma ütlen veel kord, et need asjad võtavad väga palju tegelikult aega, et praegu on mul tunni graafik, iga see sammune küünal siin esindab siis ühte tundi, iga tund lõpeb see küünal ära, algab uus, et tegelikult need samad mustrid võtavad aega ju tegelikult päevi. Kannatlikkus on kindlasti üks suur voorus kauplemise juures, aga samuti on ka tegelikult oskus näha, mõõdistada, teada neid mustreid, neid juba oodata, valmis nendeks olla. Ja kui midagi teistmoodi läheb, siis mitte paanikasse minna, vaid saada aru, et okei, et siin võib-olla ei olegi tegemist sellega, mis me eeldame, aga mis siin võib olla, et siis tuleb lasta turul ennast rohkem lahti mängida ja näidata, mis tal käes on. Et selline see mäng on, et kannatlikkus ja distsipliin tulevad kindlasti kasuks. Ja praegult jätan selle asja siia toimetama ja vaatame siis järgmises osas, et mismoodi see asi on arenenud ja mis infot meil on juurde tulnud. Kõike paremat!